Sära nagu. Mida see tähendab? Säramine on justkui teatud aura ümber inimese. Sa paistad välja, oled, ma ei tea, rõõmus ka. Nagu Jeesus ütles, et teie valgus paistku. Säramine on näiteks midagi väga hästi tegemine või siis on säramine nii nagu päike teeb ja valgustamine ja rõõmus olemine samuti. Säramine on see, kui kevade või suve hommikul päike hakkab tõusma, silmapiirilt algul on punakas või roosakas ja siis läheb heledamaks ja siis läheb särama. Päike, täht, auto, küünal, lamp, rõõm särab, lampad säravad, silmad säravad, närvid. Silma hakkamine valguse poolest. Päike, tähed, sina, küünal, kuu, valgavad. Ere valgus. Mulle meeldib see, kui inimesed säravad. See on neil näost näha, see on kohe kaugele näha. Kõige rohkem paneb mind särama loodus, eriti näiteks esimene lumi või esimene päiksepaisteline päev kevadel või näiteks suvel, kui on piisavalt soojaks läinud, et saab juba ujuma minna. silmad säravad peas nagu hea inimesega. Särab. Või vaata nagu säraküünalt uus aasta vanast. Säramine on see, kui keegi vaatab sulle sirge silmaga otsa ja seal on säde. Ja kui tal on naeratus ja kui sa näed juba tema olemist, ta tahab sulle heas. Minu jaoks tähendab säramine olla rõõmsameelne ja omada sellist head tuju. Säramine on loomulik keemiline reaktsioon, mis tekib siis, kui kaks inimest on armunud ja see on kõik, mis mul on öelda. Aga eesti keelt seletav sõnaraamat annab sellele sõnale hoopis 4 erinevat tähendust. Jaa, sõna särama tähendab tugevasti ja ühtlaselt helendama, valgust kiirgama või millegagi eriti välja paistma. Samuti silma torkama, hiilgama ja nii edasi. Sära nagu kes või mis? Kord üht vana maja lammutades, sellist nagu see siin, ronisin üles pööningule, et sealt asju alla loopida. Pööningul nagu ikka on hämaravõitu. Kui tassid alla, ime oli üks vana taskulamp, täiesti korralik. Vajutasin lülitit, kuid valgust sealt ei tulnud. Keerasin selle taskulambi tagant lahti, et natuke patareisi liigutada, et äkki annab paremini ühendust. Kuid need patareid ei olnud just eriti meeldivad, nad olid ligased ja ülestuurs. Oot, väike probleem. Need patareid ei olnud mõeldud mugavas soojas kohas niisama olemiseks. Need patareid olid mõeldud tööks. Neid oli vaja kasutada. Sama lugu on ka ju meiega. Me ei ole mõeldud olema mugavas soojas kohas lihtsalt olesklemas. Me oleme loodud tööle panemiseks, säramiseks ja oma armastuse välja näitamiseks. Me oleme loodud pühendama oma aega heale eesmärgile. Me oleme mõeldud särama ehk silma torkama positiivses mõttes, hiilgama, välja paistma ja valgust kiirgama. Me oleme loodud kasutamiseks. Aga kuidas siis särada? Gröt, mis sina arvad? Ma räägin teile loo ühest tüdrukust, kes soovis väga särada, aga ta ei julgenud seda teha. Inimesed tema ümber muudkui ütlesid talle, et sära rohkem ja sära eredamalt,
aga see muutis teda veelgi ärevamaks ja ta kartis veel rohkem. Aga kui ta mõtles, et ta proovib särada piiblitunnis, rääkides neile oma Jumala kogemusest ja rõõmust, mida Jumal oli talle andnud. Aga sel hetkel tekkis tal hirm. Nähes kõiki neid inimesi tema ümber, hakkas ta mõtlema, mis siis, kui nemad ei taha minu lugu kuulda. Mis siis, kui neid ei huvita see, mida mina olen kogenud. Ja hirm temas muudkui kasvas ja ta ei julgenud särada. Ta ei julgenud rääkida. Aga koju minnes tundis ennast süüdi. Ta mõistis, et ta ei lasknud oma hirmul takistada säramast Jumala peale. Ta ei lasknud oma hirmul takistada teha Jumala tööd. Ja sellega koos käis ka luuletus. Oma valgusesse sära püüdis ta tuua omal käel. Ei toetunud ta Jumalale, tema jõule, väele. Lasi käest võimaluse lasta temal särada, sest kartis iseenda valgust näidata. Tõde on see, et Jumala au, tema sära ja tema hiilgus ei sõltu teistest. Ta on see, kes ta on. Ja mitte keegi ei tohi lasta kartuse ja hirmu pilvel ja teiste arvamusel kaotada seda sära, mis on tegelikult nii lihtsasti kätte saada. Anname sulle 5 viisi, kuidas särada. Esiteks, kiida Issandat. See toob sära silma. Teiseks, ole pika meelega ja hea kuulaja. Kolmandaks, palveta ja veel kord palveta, sest Jumal kuuleb su palveid. Neljandaks, räägi alati tõtt ja tasakaalusta seda armustusega. Ja viimaseks, sukeldu Jumala sõnasse iga päev, uurima piiblit iga päev. Ja kui me laseme Jeesusel oma südamed särama panna, siis me ei või kunagi teada, kui kaugele see võib ulatuda ja kui pimedad kohad see võib särama panna. Aga nüüd küsimus, kuidas saad sina särada ja miks sa särad? Ma säran, sest mul on elu, mul on sõbrad, mul on koer, mul on armastus ja kõike veel palju muud, mille eest olla väga tänulik Jumalale, kes on selle mulle kõik võimaldanud. Jumal paneb su südames särama. Su süda on siis puhas. Ma ei tea, lihtsalt silmad säravad. Naeran, kui surnud oled, see on raske särada, nii et. Mina saan naeratades särada ja siis, kui ma näiteks midagi hästi teen ja silma paistan. Ehk siis, kui sul on midagi, mille pärast head meelt tunda, kui sul on midagi, mida jagada ja mida sa tahad välja näidata teistele, siis see ongi see viis, kuidas sa särada saad. Kui mõtted on positiivsed ja ma mõtlen headele asjadele ja siis ja kui ma olen ühenduses Jumalaga ja siis ma arvan, et see särabki minu seest välja. Ma säran, sest Jeesus on mu elus. No naeratad. Rõõmus siis ma saan. Rõõmus nagu. Kui sa ei tee patru. Siis peab olema rõõmustuju. Ilus naeratus. Jeesus on mu sees. Sööme küll ära. Naeratada. Sul peab olema midagi sellist, mis sind ennast rõõmsaks teeb. Siis sul peab olema süda. Paned küünalt käes. Sa lähed kirikusse. Paned ennast põlema. Juuksed.
siis kui ma luban Jeesusel enda sees tegutseda, et siis ma saangi särada, ma arvan. Avatus, sirge silmavaade, heatahtlikkus ja särasilmis. Käimine koos Jumalaga annab selliseid head mõtteid ja et sa särad ja tunned rõõmu üksteisest, teistest inimestest ja loomulikult Jumalast. Mind paneb kõige rohkem särama see, kui ma millegi nimel palju vaeva näen ja pingutan ja see väga hästi õnnestub. Ja ma tean, et kõik sellised õnnestumised on alati koostöös Jumalaga ja tänu temale. Ma arvan, et selleks on hästi oluline mõelda positiivselt ja otsustada särada. Me särame, sest Jumal armastab meid. Mis saaks veel mõjuvam olla kui inimeste tunnistused? Täpselt. Kutsun ka sind üles särama, kallis sõber. See on seda väärt. Sära, nagu sina ise. Sära nii, nagu Jeesus paneb sind särama.